tervist, et mul on siin üks Volkswagen Golf, et teeb päris koledat häält. Et sellele on nukk õli kulunud siis. Ja sellega seoses vahetab nuka rihmakomplekti ja teeme ka hoolduse. Et filtrid ja õli ja kõigepealt alustangi siis sellest, et võtan klapikambri kaane maha siit. Ja vaatan, mis siin all toimub. Siin 4. silindris see vigastus on siis. Hüdrotõukuril on auk sees. Ja siit esimesel oleks ka varsti läinud. Nukasaaled on kulunud. Nukkvill on ümmarguseks kulunud. Lisaks tasuks vaadata nende all, kas punnid on alles. Et kui siit õlirõhk ära kaob, siis hakkabki nukkvilli sööma. Mul on olemas siin siis uued hüdrotõukurid, nukasaaled, nukasimmer, uued nukapakupoldid, nukkvill, veepump, rihmaasjad ja filtrid ja klapikambri vanatihend ja uus õlige. Ma panen siis saaled ja hüdrotõukurid paika ja siis saab nuka peale panna. Nii, hüdrotõukurid ja saaled on paigas. Seekord ma määrisin selle fürdipastaga kokku need. Et see on kõvasti tummisem kui Redline'i oma tegelikult. Ja siis saab nukkvilli peale panna nüüd. Et ülemistele pakkudele ma panen samamoodi uued saaled ja selle uue märde. Nii, nukkvill on paigas. Simmer on ka paigas. Nukapakkude tuleb alati uued poldid panna. Nende pingutusjõud on 8 Newtonmeetrit ja 90 kraadi. Siis nendele äärmistele tuleb silikooni alla panna. Muidu hakkab lekkima siit nurkadest. Ja sellega seoses ma võin väita, et see mootor on lahti käinud, kuna nende pakkude all oli must silikon, mida tehasest ei panda. Ja siis ma panen nüüd need piustid ja nookurid peale, need tuleb ära reguleerida. Uue nukaga alati, piusti tihendite vahetusega alati. Ja siis vahetan rihma ära. Nii, need poldid ka siis uued ja pingutusjõud oli 20 Newtonit ja 90 kraadi. Siis ma räägin, kuidas selle pingutusjõud oli 100 Newtonmeetrit. Siis ma räägin, kuidas neid reguleerida. Et tuleb, ütleme, see läheb alla praegu, see nookur lükkab vedru kokku. Et tuleb süllises asendisse keerata, et ta lükkab vedru kokku täiesti. Nii, tuleb see lukustusmootor lahti keerata. Siis tuleb seda sisemist kinni keerata. Ja 180 kraadi lahti uuesti. Et siis on see piusti paika reguleeritud ja see mutter uuesti kinni. Ja nii kõik 4. Et ma hetkel pole rihma peale pand, et siis on lihtsam reguleerida neid. Muidugi tuleb väntvõll natuke eest ära keerata, et klappi vastu kolbi ei lükkaks. Aga ma reguleerin kõik ära siis ja siis saab selle klapikambri kaane ka peale panna. Klapikambri kaasa paigas, 10 Newtoniga kinni. Siis on mul ära võetud siit paisupaak, kütusfilter ja see mootori käpp siit. Tungraud on alla pandud, et mootor alla ei kuhuks. Siis on abinõud, nukkvill läheb lukku ja alt väntvõll läheb sellisega lukku. Ja veepump ja pinguti külge, rull külge, rihm peale. Ja saab tagasi kokku laduda.
nii, et ta valmis saigi nüüd, et vabasrihm on peal ja paika pandud ja kõik asjad on kokku keeratud siin nüüd tagasi. Kütusefilter ja gaasipaak ja mootorikäpp. Lisaks oli tal see generaatori sidur oli kinni jäänud, et siis ta hakkab generaatori rihma lõhkuma. Et vahetasin ka selle ära ja siis vaatame, mis sealt nüüd teeb, et ennem oli väga kole hääl ju. Vaatame, kas nüüd läks ilusamaks.